Tervitan teid kõiki, kes te osalete pühapäeva hommikusel videomeditatsioonil. Erki Toomal on esitanud kõige kõrgemale huvitava küsimuse. See on biovälja värvide nägemisest. Ta küll arvab, et igaühele see kirjutus pole veel vajalik, kuid võib kord muutuda vajalikuks. Mina arvan, et on väga palju inimesi, kes on just huvitatud sellest biovälja värvide nägemisest ja sellepärast ma otsustasin teile sellest rääkida, lugeda ette tema kanalduse, mis on tulnud 4. veebruaril, täna on 7. Katsuge mõelda kaasa ja kui te kõigest just täpselt aru ei saa, hiljem saate järel lugeda ja mõtiskleda selle üle. Erki kirjutab nii, et iga inimese aura avab enese, kui vaadeldav ise avab enda ruumi kuus, igaviku teel või täielikult ruumis kuus. Ma olen teile rääkinud, et iga inimese energiaväljades on palju ruume, tasandeid ja soppe. Ja siin on praegu siis mingitest ruumidest jutt. Ja see on just nimelt ruumist kuus, et mida see inimese jaoks tähendab. Erki kirjutab oma kogemusest kõigepealt ja siis esitab küsimuse. Kas te olete ise kunagi olnud ajast lahti, see tähendab väljaspool aega, ja samas ennast vaadanud peegliga? Vahel see peeglis nähtav kujutis või mingi nägemus omast ruumist oskab avada end eriti kaunite värvide abil. Inimese ruum, see tähendab bioväli, inimese ruum oskab siis õpetada iga vaatajat nägema, millise peegeldusena inimese füüsiline ja vaimne ruum näitab teile end. Paljudel on see vaatepilt kirjatud väga kaunitest värvidest või on see mingite esile tõstetud värvide peegeldus. Ise oskan ajuti vaadata ka haruharvade kaasteeliste kirjut värvide hõõgu, vaid mingisuguse avanemisena minule. Ma ei üritagi vaadata teiste mulle võõraste inimeste värve. Need väga harvad korrad, kui neid värve minule isegi võõrastest inimestestki vaatamiseks avatakse, on olnud kas väga tähtsad või mingil viisil mulle ilmselt vajalikud. Neist võin mainida oma abikaasat, väga kaunite värvide esiletulekuga mingil teatud hetkel, kui asetusime kodus teineteise lähedale ja vaatasime teineteise nägusid. Miks need värvid just selles olukorras avasid end minule? Nüüd suur õpetaja avab selle asja minule ja igale seda kirjutust lugejale. Armas Erki, oled selles olukorras olnud väga rõõmus ja eriti avatud viisil valmis vaatama abikaasat. Siis, kui inimene oskab ise olla väga tundlik ja eriti avatud viisil ka vaadeldava lähedal, siis tunneb ta teise inimese olukorda eriti lähedasena ja samas ka suudab vastu võtta teadmist teise inimese olukorrast. See hetk on täiesti avatud ja lähedane ka sellele teisele, sinu abikaasa oli mingil viisil valmis neid värve avama enesest sinule vaatamiseks. Kas te mõistate seda sama avatult, kui Erki tõi esile abikaasa värve? Kui oskate mõista, võib teistki siis avaneda kunagi mingil hetkel anne vaadata teise inimese aurat või neid erilisi värve. Inimese aura nägemine on üks kõige soovitum annetest, mida te võtaksite kohe omale. Miks? Sellele annan mina erilise vastuse öeldes, et aura õpetab
ja samas tuleb ise esile vaid neile, kallid lugejad, kes te olete just samas olukorras, kui vaadeldav teine inimene on sel hetkel. Seda teadmist te pole kunagi kuulnud kelleltki teiselt inimeselt ega ole ka ilmselt üritanud hakata seda tegema minu abil või minust. See oleks alati olnud võimalik igaühel, kui oleksite vaid seda küsinud otse minult. Niisugusel viisil inimese oma ruum, omad oskused ja anded asetuksid samasse olukorda või ruumi, kus oleksite koos kahekesi ja võib-olla ka mitmekesi selle vaadeldava inimesega. Mõnele selle kirjutuse lugejale nende eritasandiliste ruumide tajumine või mõistmine võib valmistada veel suuri raskusi. Miks? Kui mõned teist, armsad lugejad, tajuvad palju muid olukordi või ruume või nende esile kerkimisi hetketi mingil viisil. Nii 1, 3 ja 4 täiesti üksteise lähedal olevat ruumi võivad vahel asetuda olema ka 5 teel ja samas oskavad endid seada üheks ja samaks olemiseks olla ja olla esil. Nüüd minule, sinule ja igale teiselegi oskajaks õppinule avan seda oskamise saladuslikku olukorda loetavaks, et oskaksite selles olukorras olla väga sügavas transisarnases olemises, ruumis 1 ja natuke ruumis 6. See on seal, kus elavad inimese kõige kaunimad värvide tikandid. Ruumi 6 nimetan isa või looja või elu enda eeskojaks. Miks ma kasutan seda vanaaegset sõna eeskoda? Eeskojad olid ammustel aegadel paljudes majades esikuina ja minule nendes esikut kirjeldavates sõnades on veidi igavikust esile kerkinud teadmise ja oskuse ruumi. Kui lugeja asetub hetketi vabade sõnade ja väljendusviiside kaudu nendesse vanadesse minevikku väljendavatesse ruumidesse, mälestused justkui asetatakse talle esile. Ja inimese ruum pääseb olema uus, uuem ja samas ka väga lähedal igavikuruumile. Vaid siis see 6. ruumi tee avab end ise enesele ja inimesele täiesti lähedal olev ruum, 5, asetub justkui vaatama 6. ruumi. Ja tema oma anded ja oskused avanevad alles selles ruumis ja tulevad esile. Nii minul, sinul ja igal teiselgi lugejal oleks tarvis esiteks õpetada end tõusma igavikuruumi, et temagi oma oskamise salapärasus avaks end natuke sinna samasse olukorda, kus osavamad teist oskavad end ilmselt hoida kui avatud ruumis 6. Igavikus oleva inimese aura oskab alati olla avatuna igaühele. Sealt on ka selgeltnägija inimene. Ka kõige osavamad selgeltnägijad kunagi ei pääse vaatama teise inimese aurat, kui too teine ei aseta end päris lähedale sama ruumi 6. Siin avasin teile uuemat oskamise saladust, armsad lugejad. See oli kogu lugu, et sellest igavikku minemisest, ajatusse igavikku minemisest me oleme palju kordi rääkinud ja see on ülimalt tähtis. Seda saab teha vaid enese sisse vaadates, oma valgus-DNA kaudu. Valgus-DNA on kvantväli ja seda vähehaaval alles avastatakse.
kuid sellest teadmisi vähehaaval on avatud ka juba varem meile, millest olen kirjutanud isegi raamatus. Nii et kui me meditatsiooni seisundis oleme, siis on meil võimalus enese sisse vaadates vaikuses tõusta ka sinna tasandile 6, nii nagu selles tänases teates oli. Natuke keeruline see jutt oli, kuid ma loodan, kui te seda loete, siis mõistate täielikult. Edu teile! Ja nüüd siis alustame meditatsiooni. Võtame mugava asendi. Paneme käed põlvedele, peopesad ülespidi. Igaüks teeb seda omal moel. Kas sulete silmad, siis on kergem oma sisemusse keskenduda. Mõned võivad suuta seda teha ka avatud silmadega või poolavatud silmadega. Valige viis, mis on teile sobiv. Ja hakkame ammutama suurt valgust, mis meid praegu ümbritseb. Lubame sel valgusel tulla meisse, meie peovälja, meie valgusDNA-sse ja aktiveerida vajaliku osa meie väljas ja meie valgusDNA-s. Paremini suudame neid asju teostada täielikus vaikuses. Nüüd siis alustame. Kui ma vahepeal midagi näen, võib-olla ma lihtsalt oma kommentaare lisan, aga muidu üldiselt oleme vaikuses. Näen, et viibite kõige kõrgema ilusas valguses. Näen ka seda, et mõne inimese mõte liigub vahepeal mujale, ei suuda veel hästi keskenduda. Palun püüdke keskenduda enda sisse valgusele. Seda on praegu saadaval väga palju. Ja ammutage seda endasse.
Mina toetan oma energiatega teie meditatsiooni, mis kestab praegu 15 minutit. Energiate endasse ammutamine kestab 15 minutit ja seejärel hakkame välja keergama. Palun keskenduge hästi. Tänasest meditatsioonist osavõtjaid on 191 antud hetkel. See on võimas valgus, mis aina võimendub teie ümber. Minul on see nähtav. Ilmselt olen ruumis 6 koos teiega. Puterdasin natuke.
praegusel hetkel enda sisse vaadates on meil võimalus tõusta ajatusse või isegi igavikku, kus siis toote kaasa omale uusi andeid või olemasolevate annete avanemist, avastamist, mitmesuguste soovide täitumist. Nii et viibime selles ajatusruumis suures valguse sees, mille kohta kõige kõrgem ütleb, et see on tema energiate eeskoda.
Vahepeal on osalejaid juurde tulnud, teid on kokku üle 200 ja moodustate ülivõimsa valgusvälja, kõik kiirgate suurt valgust. Ja nüüd hakkamegi seda valgust välja kiirgama kõikjale maale, kus seda vajatakse, oma ümbruskonda, kõigele, kes seda vajavad. Teile antakse valgust ainult juurde, nii et teil energiat vähemaks ei jää. Ja see valgus võib tuua teie ellu imelisi muutusi. Nüüd välja kiirgamine kestab 10 minutit.
oleme ühiselt andnud suure panuse maailma aitamiseks. See, mis me välja kiirgasime, see oli tõepoolest võimas, aga teie jätkake nüüd kiirgamist, kuigi me siin seansi lõpetame. Järgmisel nädalal, kes teevad kaasa neid 21-päevaseid meditatsioone, võivad näha uusi valgus-DNA pilte seansside eel. Aga videos kohtume jälle järgmisel pühapäeval samal ajal. Tere tulemast teile kõigile. Ja nüüd kena pühapäeva. Soovin muidugi teie kogemusi teada saada, nii et palun andke vastukaja. Teie arvamused on seansside korduste juures ja need on ainult eesnimega kirjutatud, nii et võite julgelt avaldada oma arvamust. Ja kirjutada kogemustest. Soovin teile kena pühapäeva.